Elu on justkui lõputu õppetundide jada, kus iga tase esitab meile uusi väljakutseid. Kujuta ette, et sa ronid redelil. Iga järgnev pulk on kõrgemal ning nõuab rohkem jõudu, oskusi ja julgust kui eelmine. See lause, iga järgmine etapp nõuab sinult uut versiooni sinust endast, peegeldab sügavat tõde, mida on lihtne mõista, kuid sageli raske praktikas ellu viia. Tihti tundub, et asjad, mis meid siiani on edasi aidanud, peaksid ka tulevikus tulemusi tooma. Kuid elus on see harva nii. Uue taseme saavutamine tähendab uute probleemide lahendamist ja need probleemid võivad nõuda oskusi, mida sul veel ei ole, või mõtteviisi, mis sul veel puudub. Näiteks võib keegi, kes on harjunud tegema kõike ise, jõuda punkti, kus järgmine samm karjääris nõuab delegeerimisoskust ja meeskonna juhtimist. Või siis inimene, kes püüab saavutada paremat füüsilist vormi, varasemad harjumused, nagu juhuslik treening või ebatervislik toitumine, ei vii teda enam edasi. Ta peab muutma oma rutiine ja mõtteviisi, et saavutada oma eesmärgid. Kõige suurem takistus uuele tasemele jõudmisele on tihti mugavustsoon. On raske aktsepteerida, et vanad harjumused, mis tundusid töötavat, ei toimi enam. Veelgi keerulisem on teadlikult astuda tundmatusse, kus vead on vältimatud ja õppimiskõver järsk. Aga just siin toimub kasv. Kui sa oled valmis ebamugavaks muutuseks, avastad, et oled võimeline palju rohkemaks, kui oleksid osanud arvata. Teadvusta vajadust muutuda. Esimene samm on mõista, et uuele tasemele jõudmiseks ei piisa vana mina-oskustest ja mõtteviisist. Küsi endalt, mida mul on vaja juurde õppida, millist harjumust muuta. Arenda neid uusi oskusi ja harjumusi. Kui tead, mis sind tagasi hoiab, keskendu konkreetsetele sammudele, mis aitavad sul areneda. See võib olla uue oskuse õppimine, mentori leidmine või isegi mõne piirava uskumuse ümber mõtestamine. Ole endaga kannatlik. Muutused ei juhtu üleöö. Oluline on anda endale aega ja ruumi arenemiseks, samal ajal õppides vigadest. Vaata tagasi ja tähista arengut. Iga samm, mis sind uuele tasemele viib, on väärt tähistamist. See aitab sul näha, kui kaugele oled juba jõudnud ning annab motivatsiooni edasi liikuda. Iga järgmise taseme saavutamine elus ei tule tasuta. See nõuab aega, energiat ja julgust jätta maha oma vana mina. Kuid kas pole see hind väärt maksmist? Elu ei oota, kuni oled valmis. Võimalused tulevad ja lähevad. Küsimus on selles, kas oled valmis muutuma ja neid võimalusi kasutama. Seega, kui tunned, et oled oma elus jõudnud punkti, kus asjad enam ei edene, ära karda. Võib-olla pole asi selles, et maailm oleks ebaõiglane või eesmärgid kättesaamatud. Võib-olla on lihtsalt aeg lubada uuel sinul esile tulla. Aitäh ja peatse kuulmiseni!